Estlink 3 on kavandatav 3. merekaabli ühendus Eesti ja Soome vahel. Planeeritav kaabel suurendab 2 riigi elektriülekande võimsust ning parandab energiajulgeolekut ja varustuskindlust. Tõsiasi on aga see, et ehitus pole veel alanud, ent kõige selle taustal toimub pidev planeerimine, lubade taotlemine ning ka uuringute läbiviimine. Üks selline lisauuring jõudis just hiljuti lõppetappi. Uuringu keskmeks olid mesilased ning luubi alla võeti see, kuidas nad elektromagnetväljade läheduses toimetamisega hakkama saavad. Nii, ja vaatame, mida nad on siis siin korda saatnud. Kuidas nad käituvad selle all, kus ümbergi kõik siriseb ja suriseb. Ja ma ütleks, et väga rahulikult. Noh, nagu te näete, ilus produkt. Mesi on juba peaaegu kaanetatud ja ma arvan allpool ka. Võimes see, mis me nüüd nägime, kas selle järgi võib siis öelda, et, et neil on okei siin elada? Ja, selle järgi võib öelda, nad on tööd teinud, rahulikult tööd teinud. Mesilaste uurimise vajadus on eelkõige tulnud sellest, et on olnud kodanikke, kes on tulnud muret. Nad on leidnud seda, et võib-olla tõesti mesilased on sellised putukad, kes kohe üldse mitte ei leia oma teed, siis kui nad on näiteks elektromagnetväljas või nad on kuskil liinikoridoris. Meie uuring, mis on pannud siis mesilast aru kohe päris täitsa lähedale sellele elektripaigaldisele, üritab siis leida seda asukoha põhist arusaama. Uuring pole veel lõplikult valmis, ent võib etteruttavalt öelda, et 330 kilovoldine elektriliin mesilasi liialt ei seganud. No üks hakkab tigedaks minema. Anname talle natukese sööts. Et 2 ema sellest, mis siin olid, ilusti paarusid ja need pered on nüüd kodus ja kasvavad. Nii et on peresid nagu juurde tulnud? Jah, siin peal kasvatasin. See näitab seda, et noored emad läksid siit paarumislennule, neid ei häirinud ja orienteerumisel ega ma ei tea, sellel, mis siin siriseb ja säriseb. Seni võib põhimõtteliselt tulemuste pealt siis öelda, et... Seni võib öelda, et hirmudeks ei ole alust, et ikkagi mesilased toimetavad ja mett koguvad ja kõik toimib nagu peab. Kui palju võib üldse teaduslikku infot leida sellest, kuidas putukad elektromagnetväljades hakkama saavad? Teatud teaduskirjandust on sellel teemal, millega me ka tutvusime, aga kuna need tulemused ongi olnud veidi erinevad ja vastukäivad, siis mõtlesime, et teeme ise sellise uuringu ja uurime siis, vaatame, kuidas siin tulemused tulevad. Mis see üldse on, elektromagnetväli? Jah, ta on samamoodi nagu on raadiolaine või mõni muugi laine, mis meid kõiki ümbritseb, on ta lihtsalt üks elektriliikumises tekkiv jõud, mis on meie ümber õhus. Aga ta on tegelikult igal pool. Sellel kindlasti on kõigile elusorganismidele teatud mõju, aga küsimus ongi selline, et milline see mõju on ja kas see on neile ohtlik või kuidagi pärsib nende elutegevust. Kuidas see konkreetne uuring Estlink 3 planeerimist aitab? Ta annab meile kindlust. Tõesti, et kui keegi tulebki ütlema seda, et mesilased seal lähedal lendama ei hakkaks, me saame öelda, et me oleme tegelikult seda uurinud. Samamoodi see annab ka sisendit tulevaste teiste samasuguste taristuprojektide jaoks. Mul avanes võimalus elektriliini kõrval valminud mett ka proovida. Võrdluseks maitsesin enne tavalist taluniku enda tehtud mett. Kuidagi proovin siin mitte ajada seda igale poole. Väga hea mesi on. Siuke värske, magus. Mesi peabki magus olema. No, magus aga siuke teistmoodi kuidagi ta ei ole. Üldse ei hakka nagu vastu. No siuke mõnus, ühesõnaga hästi mõnus, aga nüüd on siis kõige põnevam, et milline on see alajaama mesi, ütleme niimoodi. No kõvasti heledam on ju. Nii et see nüüd on suve maitsega mesi. See on ütleme sügise maitsega mesi. Okei, no vaatame, kuidas suvi maitseb siis. Ta on natuke teistsugune. Ma nüüd ei oska. Ma ei tea, mis need korrektsed terminid on, aga... Mina ütleks, et see on selline, mis nagu kurku rohkem kraabib. Ja on... Jääb küll, jah? Jääb niimoodi teistmoodi. Aga see on pehme. On need siis täitsa sinu mesilased, jah? Need on täitsa minu mesilased. Pole kahju ka niimoodi kuidagi tuua siia, et enne uuringut ju ei teadnud, kas saab midagi või ei saa neist. Ei, aga mis nendega ikka siin saab juhtuda? Ja siin on veel see, et siin on ju aed ümber, ükski karu ei saa siia lähedale. Muidu kui oleks teised poole aeda kusagil sinna pandmine tea, siin ju peaks elektrikarjust tegema ja ma arvan, et see aed on igasugust elektrikarjusest parem ja siia ei tule ükski karu.